kui nüüd mouseboardist veel rääkida, et kuidas siis su teekond seal läbi sai, siis tegelikult sa ikka mängisid päris pikka aega seal ja kuidas see otsus siis tuli nüüd, et sa lõpuks jõudsid välja Face Clanis, kus sa praegu mängid? Mouseboardis meil oli siuke periood siis, kus meil oli ka Carrigan, kes on nüüd jälle praegu see Face'i kapten, et meil oli Mouse'is oli Carrigan ja meil läks seal hästi, et me võitsime paar turniiri järjest, aga siis tuligi see periood, kui tuli Covid, kõik turniirid läksid internetti, kus selles oligi huvitav, et meil nagu e-sportlastena väga midagi muutunud, et saime lihtsalt netis edasi mängida, kuigi veits teine asi oli, et oligi see koht, kus need netihiirud tulid välja, et kes kodus mängivad, need siis head tasad. Seda suurt lava. Sul võib-olla see väike tõenäosus oli, kus ema võis selle kaabli läbi, aga muidu polnud hullu vist, on ju? Jah, ja siis ma ei tea, mis juhtus, aga me olime teisel kohal ja paari kuu pärast me olime kuskil 30. No. Ja see oli siis, kui Covid hakkas, et võib-olla meil oli siuke tiim, et vahepeal räägitakse niimoodi, et me mängime LAN-il paremini, et laval mängime paremini, et võib-olla meil oli siuke efekt meeskonnal, aga meil läks see alt alla rida ja ühel hetkel siis põhimõtteliselt me kõik tegime otsuse, et ma arvan, et siin tiimis tulevad muutused ja üks hetk läks Carrigan ära ja meil tuli asemele siis teine liider ja edu meile väga sellest hetkest ei tulnud, et oligi siis 2021 mu viimane aasta Mouse'is ja noh, ma ikkagi üsna pikalt juba olin rääkinud teiste mängijatega, et ikkagi nagu räägid nagu mingi G2 meeskonnaga mängijatega, mingi Face'i mängijatega, et no kuidas oleks, kui Rops oleks meie tiimis ja nagu mis potentsiaalne oleks ja nii edasi. Et nemad rääkisid sinuga, et... Jah, et mängid on ikkagi kõik nagu tuttavad ja siis nagu soojendame üksteist, et noh, vaatame, mis potentsiaali on, et äkki annab midagi teha ja äkki annab lepingust välja osta ja nii edasi. Aga pidin ootama 2021 ära, et Mouse'i leping hakkaks läbi saama, sest et CS-is on umbes 2-aastased lepingud, mõned on 3-aastased ja siis kui nii kiiresti ei saanud ja pidin ootama natuke. Sa said sellele Mouse'i lepingu, sa said 2018 siis või varem? Me tegime vahepeal uusi. Need kaks aastat sai läbi, siis uuesti pikendasid. Just. Noh, kui meil meeskonnaga on hea periood, siis ongi nagu see, et saad nagu läbirääkimisi pidada, et teil on nagu, me oleme nagu heal positsioonil, et noh, me oleme mingi teisel kohal, esimesel kohal, et natuke väärime nagu rohkem raha ja värki-särki, et siis teeme nagu uued lepingud ja noh, organisatsioon on nagu suht nõus sellega, et me väärime seda ja samas mõnel mängijal hakkab leping läbi saama, siis pead nagu mängid uuesti allkirjastama. No see leping sul sai 2021 läbi, kuidas, mis siis nagu edasi sai? Kas sa oled nagu jalgpallis, sa oled nüüd free agent ja mingisugune kõik tiimid, kes on, räägivad su manager'iga või siis oli ikkagist, see oli kui kontrakt läbi sai, et nad rääkisid klubiga ja kas osteti välja või sa liikusid tasuta, kuidas see süsteem nagu seal käib CS-is? Ja, Mouse'i leping mul päris läbi veel ei olnud, et mul oli veel siuke paar kuud alles, et see oli suht hooaja keskel, et CS-is ongi vahepeal leping on niimoodi lolli koha peal, et saavad lihtsalt keset hooaega läbi. Aga jah, umbes 2 või 3 korda me 2021 proovisime mõne meeskonnaga mind siis Mouse'ist välja osta. Üks hetk mul oli, ma arvan, mingi aasta aega lepingul ja siis põhimõtteliselt Mouse ei olnud nõus mind müüma isegi ja siis teine hetk mul oli võib-olla siuke 9 kuud lepingul, siis Mouse nagu hakkas mõtlema, et noh, miljon. Pandi price tag sulle milku või? No umbes nii jah, et eks see kõikub kindlasti, aga see on siiaks selles hetkes avalik info, et see oli miljon. Okei, aga miljon, kas see nagu, ma tegelikult ise ka ei kujuta ette, aga nagu ma eeldan, et CS jaoks on ikka väga-väga palju. Kindlasti jah, ta on seal üleval teiste staaride kõrval, et ega ma kõiki numbrid täpselt tea, et need on ikkagi suht salastatud infod. Aga
kui on keegi, kes maksaks nii palju, siis kindlasti näiteks jah, mina lõppude lõpuks võib-olla, aga on ka mängijaid, kes võivad isegi kordades rohkem maksta. Ma arvan, et kui sa tahad simplit praegu osta, siis ma ei kujuta ette, mis summad sa maksma peaksid. see võib päris nästi summa võib see olla. See on Milku. Ehk siis FaZe ostis su Milkuga ära või? Lõpuks niimoodi jäänud, et see hinnasilt oli siis, kui mul oli lepingul veel suht kaua aega, et oligi 9 kuud. Aga tuli uus aasta, olid siis, enne olid jõulud ja siis nagu me hakkasime nagu siukseid tõsiseid läbirääkimisi pidama, et Ropsil hakkab leping läbi saama ja me peame midagi ette võtma, et nüüd enam Maus kinni saa hoida, vaata. Ja siis Maus ja FaZe said mingil summal kokku, et see kindlasti see miljonit ei olnud, aga ega see vähe ka ei olnud, et ma arvan, et me räägime mõndadest sadadest tuhandetest, ma arvan. Aga kas see oli nagu ainult FaZe siis või sina valisid FaZe'i või klubi, Maus tahtis, et FaZe'i läheks, kuidas see nagu pool oli? No oleme ausad, kui FaZe pakub, siis sa lähed lihtsalt. No jaa, aga sul on ju veel mingisuguseid ausaid klubisid, kes seal veel on, et kuidas just nagu see FaZe'i valik tuli? Kas see oli puhtalt nagu ainult, et joo, me pakume sulle nii palju raha või siis ikkagi see FaZe pakkus veel midagi enamat lisaks sellele summale? Pusa sai ka. Sai sama pusa. Müüdud. Jah, see 2021 aasta ma rääkisin hästi paljude mängijatega siis, et see ei olnud FaZe, ma arvan, ma võin oma kõik sõrmed üles tõsta ja nii palju meeskondi olid ka minust huvitatud sel aastal, et neid oli palju ja see oli raske otsus, et seal oli kõik põhimõtteliselt inglise keelt kõnelevad meeskonnad, top meeskonnad minuga mingisuguses vestluses. Ja FaZe oli põhimõtteliselt sellepärast minu lõplik otsus, et natuke jõuame sinna. Aga rollid olid hästi loogilised, et põhimõtteliselt see mängija, keda ma asendasin, see oli Olofmeister, võib-olla teate, aga minu roll temaga on suht 1-1, siis see oligi nagu, et paneme lihtsalt Ropsi sisse ja asi funktsioneerib, vaata. Ja Carriganiga, ta oli mu endine liider, nii et temaga mul head suhted ja tundus, et ma olin nagu meeskonna jaoks siuke viimane puslajupp, vaata, et kui ma tulen, siis peaks nagu asi töötama ja põhimõtteliselt need olid peamised põhjused, aga rahaline seisukoht on... Ei saa mööda. Rahaline seisukoht on see, et tegelikult Mausiga võrreldes ma saan natukene vähem raha. Maus maksis mulle rohkem kui praegust olukorda võrrelda, aga nüüd FaZe'iga on mul tegelikult see, et me oleme 3 turniiri võitnud ja Mausiga ma ei oleks sellist asja ette kujutanud. Nii et... Prize money tahaks huguma. Jah, see asi on seda väärt olnud. FaZe oli ju siis nagu tiimina ka parema. Kuidas vaatas, FaZe on ju tegelikult siis, mis USA organisatsioon, aga kas nagu see mängib mingit rolli või kuna te olete nagu international team, siis te ei pea USA-s olema, et mingeid asju teha või? Seal on paar erinevat faktorit, et meie jaoks ei ole mingit erinevust, aga näiteks kui on mingi USA meeskond, kellel on siis Euroopa mängijad nagu meil, aga neil on mingi USA liiga, mingi slot, siis võib-olla peaks USA-sse minema. Aga FaZe'il on alati olnud siis Euroopa põhine meeskond ja kõik on asjad Euroopas toimunud. Et kui meil mingi bootcamp on, siis FaZe lihtsalt rendib kuskil Poolas, Norras, kus me oleme käinud siiamaani mingi facility välja ja siis saame seal treenida, et me ei pea eraldi selleks USA-sse minema.